Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat mudelit ilma registreerimist tasuta. Tere, head kuulajad, käes on 22. september, Geeniuse digisaade on siin ja Meelis Väljamäe, Hans Lõugas ja Glenn Pilvre täna saates. Räägime sellest, et oma käsi on kuningas, vähemalt mis puudutab uute telefonide hindamist ja meil on uus iPhone Air järgi katsutud. Saame jagada teiega muljed, mida siis õhutelefon jätab, eriti võrdluses oma ühe olulise konkurendiga. Räägime sellest, miks inimesed on erutatud uuest droonist ja mida see endast kujutab. Räägime sellest võib-olla väiksest tarbijarubriigis, kuidas olla valmis selleks, kui te ostate ägeda volditava telefoni, aga sellega hakkavad juhtuma asjad. Ja kindlasti jääb ruumi veel ka muudeks teadeteks. No nii hakkame uudistega pihta ja võib-olla esimene uudis on see, et iPhone Air on ka nüüd Eestis kohal ja olemas. Eelmisel nädalal ju rääkisime sellest, et uued telefonid on väljas Apple'ilt ja iPhone Air on võib-olla siis selline kõige ambitsioonikam nendest uutest iPhone'idest just sellepärast, et on telefon nii õhuke, et sinna ei mahu enam üldse isegi SIM-kaartki sisse. Ta on üldse nagu selline õhuke paberileht. Vähemalt selline mulje jäi tooteesitlusest ja kõiksugusest turundusest, aga nüüd on telefon Eestis kohal. Glenn, sina käisid seda vastu võtmas, punasel vaibal saabus telefon Eestisse on ju. Ja sa nägid, võtsid karbist välja, võtsid kätte ja üleüldse said kogu elamuse või? Sain elamuse ja alates punasest vaibast väga vara hommikul see esitlus toimus. Sinna oli väga raskekujuline selle kohale minna, sest et Tallinna liiklus teatavasti sel ajal ei liikle. Sest et kõik on liikluses, aga kõik seisavad. Kella 8-9 paika on võimatu jõuda Ülemiste keskusesse, kus telefoni siin näidati, aga jõudsin kohale. Ja olid seal kõik telefonid poolest. Kuidas ma siis ühe lausega ütlen, pigem ma nõustun oma seniste arvamustega, et iPhone Air on ikkagi äge telefon. Ehk see disain on natukene retrolik, nad on ümarate servade juurde tagasi läinud, nad ei ole päris ümargused, aga nad on ikkagi natuke ümargused ja nad on sellisest läikivast materjalist, mis tähendab, et käes on teda väga hea hoida. Natuke samalaadselt istub ta käes nagu Pixel Pro seeria, kui ma ei eksi vist, millel on ka läikivad servad. Kõige olulisem küsimus, et kas seda on käes mugavam hoida kui Samsung Edge'i? Jaa. Sest Samsung Edge ei ole käes mugav, hoolimata õhukesest disainist. Ja on Samsung S25 Edge oli mul tõepoolest ka kaasas juhtumisi kohe võrdluseks võtta. Ja nad on teoreetiliselt üsna sarnaste mõõtudega, kui Edge on 5,8 mm, siis Air on 5,64 mm, kui väga punktuaalne olla. Ja Air on 2 grammi küll raskem, nii et 165, Edge on 2 grammi kergem. Mõlemad on väidetavalt siis titaan mingist sulamist, aga Edge on kuidagi maskeerinud minust selle titaani nagu alumiiniumiks. Ehk kui sa Edge'i võtad kätte, mitte et ta kuidagi halb tunduks, aga ta on sellise mati pinnaviimistlusega, teravate servadega ja ta ei tundu nii õhuke, kuna ta järgib nagu seda sihukest hästi kandiliste külgedega vormi. Aga iPhone on seal läinud natuke sellise kavaluse teed, et servad on kumerad, mis jätab kergelt sihukese tunde, et telefon on nagu õhem ja kuna ta on mõõtutelt marginaalselt väiksem, Edge on natukene suurem, seal paar millimeetritist pikkust ja laiust ka, kas kuskil millimeetri jagu. Nii et see tähendab, et iPhone on jah, ta nagu paneb punkti selle iPhone'i peale kuidagi rohkem, et Edge ei tekita nagu sellist vau-efekti nagu, et tõesti, ma ütleks kuidagi, et Samsung on lasknud nagu selle palli natuke maha kukkuda, et Edge on jube õhuke telefon teoreetiliselt, aga praktiliselt ta ei tundu nagu käes sugugi nii vau ja õhuke, et ma otsisin selle peale riiulist välja isegi mõned aastad vana Huawei Mate 20 Pro, mis on tegelikult paksuselt vist kusagil 8 mm kandis ja mis tundub ka õhem, sellepärast et servad
kaarduvad õhukseks ja teravaks kokku, et see nagu väga palju annab käes tunda see, kuidas telefoni servad sul istuvad. Just, et ma vist eelmine kord, kui me siin EER-ist rääkisime, siis ma vist rääkisin ka sellest, et ma IFAL nägin Hiina minitootja või vähem minitootja Tecno sama õhukest telefoni, eks ole, mis on tegelikult küll natukene paksem kui nii iPhone Air kui Edge. Ja kuna ma ise ei ole Airi käes hoidnud, siis Edge'iga võrreldes tegelikult käes tundus see Tecno nagu kõvasti mugavam just sellepärast, et tal oli trigitatud ääred õhukeseks, eks ole. Muidugi need õhukesed ääred toovad selle kompromissi, kui sa teed korpuse kumeraks, siis sinna sisse mahub vähem asju, eks ole, vähem akut ja nii edasi, et see on nagu see. Ja. No ütleme, et see vanaaegne siis tänases mõistes disain, mida vahepeal ju väga palju viljeldi ja kuhu kuulubki see sama Huawei Mate 20 Pro ka, kus ekraan oli kumer ja ekraani servad jooksid koos korpusega selliseks teravaks kokku. Tegelikult praegu, kui ma tolmu ära pühkisin sealt vanalt telefonilt, tundus see väga ulmeliselt äge kuidagi. Eks ole, ma olen tagasi läinud, on ju? Ja ma olin nagu üllatunud, võtsin ka nagu sellise vana telefoni Huawei kätte ja no kurat, kui hästi ta istub käes, ekraan näeb välja aga äge. Me lähme Huawei radadele, aga ikkagi tegelikult on see, et nagu see on nagu, me räägime nagu disainist, eks ole, tegelikult see on mõnes mõttes kompromiss kahtepidi, et ühtepidi on see, et nagu ma just ennem ütlesin, et kui teha telefoni tagakülg mugavalt kumeraks, siis sa pead kompromisse tegema selle aku mahutavuses ja muudes komponentides. Ja kui sa teed esikülje kumeraks, siis seal on see, et on väga suur hulk inimesi, kellel ei meeldi kumerad ekraanid ja nõuavad lamendat ekraani ja see seltskond on väga häälekas ja siis tootjad ongi sellele seltskonnale vastu tulnud, eks. Ma ei tahtnudki üldse minna ka Huawei radadele, ma tahtsin minna pigem just nagu Meelis ütles disaini radadele, sest kui ma vaatan ka Samsungi disaini läbi aegade, Samsung väga pikalt tegi ka sellist kumera ekraani ja teravama servaga disaini, aga kas siis Apple'i jälgedes või ma ei tea mille jälgedes on nüüd kuidagi mindud selle kandilise serva peale ja nüüd ei lasta sellest lahti jälle. Ja mina spekuleerin, et on ikkagi mindud Apple'i jälgedes ja kuna Samsung oli esimene, et niipea kui tuli välja kuulu jutt, et Apple teeb õhukese telefoni, siis kõik ju hüppasid, eks ole, sinna paati. Samsung oli esimene, kes selle valmis sai ja loomulikult disain tehti samasugune nagu. Ja muidugi ka see, et eks ma just rääkisin akust, et kui teame ju seda, et Samsungi telefonil on ikkagi kuigi väike aku, aga suurem aku kui iPhone'il. Suurem aku tunduvalt, jah. Ja see on ju ka see, et kandilisse korpusesse mahub rohkem akut. Aga mina olen ka veits kurb, et kõik tootjad on läinud selle kandilise servade teed, mis mulle ei meeldi. Ma tean inimesi, kelle tegelikult see meeldib, kes seda eelistavad, aga mina isiklikult nende hulka ei kuulu ja mida suuremaks ekraan läheb, seda vähem kandilised servad mind või seda rohkem kandilised servad mind häirivad, seda vähem nad mulle meeldivad ja siin on ka teisi telefone tulemas, millel ka Hiina tootjatel, millel on samamoodi suur ekraan ja kandilised servad ja mis ei ole üldse hea lahendus. No igatahes iPhone on nüüd astunud sammu jälle sellise kumerama serva poole ja kokkuvõttes tähendabki see seda, et ikkagi Air sellise luksusliku tunde vidina või kuidas sõnastada täielikult tekitab. Et kui ma võtan selle telefoni tõesti kätte, siis ma nagu tunnen, et mul on äge asi, aga veel kord seesama Huawei Mate 20 Pro tundub ka väga äge asi. Et selles mõttes mul on väga raske nagu öelda, kas iPhone nüüd tundub ägedam asi, aga igal juhul sellest tänases sellises kandiliste servade maailmas selline õhuke vorm ja kõik see toimib, nii et praegu küll plusspunktid, kui ma vaatan seda hinda, muidugi seal võib hakata nüüd kohe debateerima, et kas nüüd see 1270, mis ta meie regioonis algab, no see ei ole ju vähe ja pane natukenegi mälu juurde ja juba on 1500, et sa saad selle eest ikkagi sellist toorest spekki, kui me protsessori välja arvame, noh nagu võib-olla mõnevõrra vähem, okei, see kaamera on seal 50 megapiksline, saab ilmselt mingil määral ikkagi zoomida. Samsungi kaamera on, olgu öeldud ju 200 megapiksline. Samsungil on ka teine üliläinud kaamera ka, eks just, et tele ei ole üldse ja Samsungil saad siis nagu sellest 200 megapikslisest ma just võrdlesin. Pigem on, ilmselgelt on see, et need inimesed, kes endale iPhone Airi tahavad, need ei vali selle ja Samsungi vahel. Küll on aga küsimus selles, et kas osta Air või osta 17 Pro ja minu jaoks ei oleks küsimus, kui me oleks iPhone'i kasutajas, ma kindlasti oleks enne 17 Pro, eks ole, sama raha eest. Ütleme jah, ma lõpetan ruttu selle eelmise lause peal ära, et ma võrdesin just piksliga
nagu optilist suumi versus siis Samsung Galaxy Edge'i 200 megapikslise sensori pealt sellist nii-öelda kropitud suumi, aga ikkagi, no see on ikkagi kehvem, et jah, sa saad võib-olla seal 2-kordse suumi saad veel enam-vähem, aga 4-kordsega juba hakkad ikkagi kompromisse tegema, aga kui ma nüüd võrdleksin seda iPhone Airi versus Pro, siis ma pean küll tunnistama, et see Pro on ikka, no nagu klots ja see alumiiniumist unibody, et see käes, see tunduski alumiinium, et ta ei tundu kuidagi halb, ta tundub ilus, sile ja kõik ja ta on ühes tükis, aga ta on ka sellise mati pinnaviimistlusega ja kuidagi, kui sa paned nad Airiga kõrvuti, noh siis Air lihtsalt tundub nii palju mõnusam ja mugavam käes, et see sellist on suur ja sihuke libe tükk, aga noh, võib-olla sa sinna panedki kohe mingisuguse kesta ümber ja pole hullu, nii et. Kui sa ei pane kesta ümber, kuidas on oma käes hoides nagu tunda seda lahendust, mis nad siis telefoni ülaserva tegid taga, selline see kõrgendatud saar, kus ju tegelikult on ainult üks kaamera, aga see peaks nagu tasakaalustama telefoni käes, et kas see ka siis ma ei oska nüüd öelda, et see midagi seal väga tasakaalustab, pigem seda ta tasakaalustab võib-olla natukene, et kui see telefoni meid lauale, siis ta nagu ei logise seal nii palju kui Samsung, et Samsungil on see kaamera nagu hästi palju kõrgendatud ühes nurgas. iPhone Airil on ta nagu sellise, selle saarekese peal. Aga teistel iPhone'idel on ju on nii-öelda tavaliselt 17 on ka selline lihtsalt ühes nurgas on ja see on ebamugav laual. Ja et kui sa paned piksli lauale, pikslil on see hea selline serv seal taga, ta on stabiilsem, aga öeldes nagu selle alumiiniumi materjali valikuna, no ma ei tea, mis nad seal tagamaad olid, aga noh, ta on ka ikkagi ju pehmem, kui sa maha kukutad, ta on pehmem, no okei, ta jahtub paremini, see oli see üks ametlik argument, aga igatahes võib-olla tundub Air nagu mõnes mõttes nagu retrolikum, siis noh, kui ma vaatan tõesti täna vanu telefoni sahtlis, aga ta on sellise luksus gadgetina ikkagi äge vidin, et no ma võrdlesin ka tavalise iPhone 17-ga. See iPhone 17 on natuke väiksem ja ta seetõttu on käes ka täitsa okei, pole tal nagu häda midagi. Aga selles telefonis ei ole seda sädet või seda luksuse sädet seal ei ole. No iPhone 17 on igav telefon, aga ometigi on ta just see telefon, mille enamus iPhone'i kasutajaid võiksid endale selle aastal ostaks. Muidugi jah, aga mina paneks pigem tõesti natukene juurde ja siis see on pea 2 korda on see vahe või ole või? No 30%. Päris 600-ga vist ei saa ikka 17 kätte, aga ma praegu mõtlesin tegelikult Ameerika hinda ühel ja Euroopa hinda teisel, aga nii ei saa võrrelda. Et jah, 30% on see vahe tegelikult umbes. Just, et ainuke minu jaoks on võib-olla kõige suurem just see mõttekoht, kui ma üldse kaaluks sellist ostu, mida ma kahjuks või õnneks ei pea tegema, siis just see kaamerate pool, et mulle see telekaamera väga meeldib ja telekaamerat seal ei ole. Aga kas sinu jaoks aku pool ei ole probleemiks, sest ma küsin seda sellepärast, et ma just kuulasin siin paari välismaist podcasti ja nemad nagu ütlesid ka, et neile see telefoni välimuse poolest väga meeldis, aga ükski neist saates osalenutest siis omale ei ostaks sellepärast, et nad on testinud ja nad ei saa sellega päeva hakkama ja see nagu on killer nende jaoks. No vaat seda me ei ole ju keegi testinud, võib-olla see võimalus avaneb nüüd mingi lähinädalatel, kui hästi läheb. Ja siis muidugi Apple saab müüa sulle selle akupanga, mida sa siin külge paned ja siis sul uuesti paks telefon, eks. Ja sest et no tõesti Edge'i puhul aku on 3900, Airi puhul on ta seal hinnanguliselt 3150. Kumbki ei ole tegelikult väga head, aga muidugi siin tuleb öelda ka seda, et ma segasin vahele, Glenn, sorry. Et tuleb öelda seda, et kuigi Samsungi aku on märgatavalt suurem, siis me teame, et Apple oskab seda akut nagu paremini efektiivselt kasutada, et tegelikult on see, kusjuures Sima aku juures ma toon veel ühe nagu võrdluse on see, et esimest korda ajaloos on äkki iPhone 17 Pro Maxil on üle 5000 mAh aku, nii et see läheb juba sinna Androidi territooriumil, ehk siis iPhone'i aku on nüüd füüsiliselt suurem kui näiteks S25 Ultral. Alati on olnud iPhone'idel akud väiksemad, aga nad on olnud efektiivsemad, mis tähendab seda, et selle 17 Pro Maxi aku võib kesta legendaarselt kaua. Tegelikult kui iPhone Airist rääkida, ma ei usu, et see on see telefon, kuhu sa astad akupanga ja veel kas ükskõik, kas siis juhtmega või magnetiga, mida iganes. Sellepärast, et segan korra vahele, et kui ta sul päeva tõesti päriselt vastu ei pea, no siis ei jää sul muud üle, aga seda me täna ise ei oska. No jaa, aga vaata, see on ka teistsugune kasutusstiil, et sa ei ole iPhone Airiga see kasutaja, keda sa filmid ja võtad maksimumi, sa ei ole see Pro kasutaja, sest sa ei osta Pro telefoni, aga iPhone Airil
on näiteks ja ma tsiteerin korraks nüüd Apple'i parameetrid, et millele kindlasti on oma päris maailmaga mingi koefitsient on ju. Aga iPhone Airil on 27 tundi video mängimist võrreldes iPhone 16-ga eelmise aasta baasmudeliga, millel on 22 tundi. Nii et nad on seda teinud efektiivsemaks ja ilmselt see mõjutab. Kui ma ei eksi, siis vist Edge'il on video mängimisaeg 40 tundi või midagi sinna kanti. Aga see on teise klassi telefon ka. Nad on ikkagi mõõtudelt natuke samas kriteeriumis või samas sellises lahterduses. Ei mõõtudelt küll, aga ma mõtlen klassi mõttes, et kas sa, kui sa nagu mis on hea eestikeelne sõna power user'i kohta, inimene, kes vaatab spekki, tahab parimat, siis sa oled kas ostad selle kõige kõvema Samsungi või Pro mudeli iPhone'ist. Aga Air, ma ei tea, kas see on sellele kasutajale, sa tahad kõige õhemat, ilusamat asja. Võib-olla siis kokkuvõtlikult võiks nii öelda, et ikkagi praegu minu kogemus ütleb, et Apple tegi ägeda telefoni ja vähemalt esmapilgul need kompromissid seal on nagu väärt seda ägedat välimust. Kas nüüd Samsung oma Edge'iga ka Androidi maailmas sama pakub, ma ütleks, ta ikkagi võttis siis natuke lühema kõrre või kuidas see väljend on, et kuidagi see Edge nagu ei ole selline Androidi maailma iPhone Air praegu. Uskuge mind, et nüüd, kus iPhone Air väljas on, hakkavad hiinlased tegema koopiaid, nii et vähe pole. Mõni neist on hea ja mõni neist on väga halb. Kogu selle õhuksuse teemal ma ikkagi tahaks küll öelda seda, et kui ma olen juba harjunud, ma kasutasin ja kasutan ka praegu Edge'i siin, mõtlesin võtta nagu päriselt kasutusse, et kuidas ta aga siis asju ajada on. Ja see on ikkagi põhimõtteliselt äge, et ta on õhuk. Okei, ta ei tundu nii õhuk tõesti, nagu me siin see pikk jutt on, et need kandilised servad ja kõik. Aga peale seda, kui ma olen ikkagi Edge'i nüüd mõni aeg siin kasutanud ja võtsin jälle oma vana hea Pixel 9 XL või Pro või mis see kõik need kokku on, see kõige suurem, siis see lihtsalt tundus mulle nagu mingi käti telefon või see nagu see suur robustne kärakas lihtsalt, millega ma võin ka vahepeal naelu lüüa ja kõike teha, et see Air ja Edge ikkagi nagu näitavad, et see sihvakus on äge. Mina ei ole kasutanud või ei katsunud oma käega veel Airi ega ka pikalt kasutanud Edge'i ma olen hoidnud käes lühemat aega, niimoodi, ma ei tea, 20 minutit maksimaalselt ja selle lühikese aja jooksul mina jätkuvalt jõudsin arvamusele, et eriti just tänu selle kandiliste nurkadele, et see telefon ei ole käes oluliselt mugavam kui suurema paksemad ekraaniga telefonid ja mina seda omal ei ostaks. Praegu muidugi on Edge'i eeliseks see, et ta ei ole enam kallim, kui on Samsungi teised telefonid ja ta võib isegi olla odavam kui näiteks S25 Plus või mõni muu sarnane Samsungi teine sarnane telefon, aga õhem samal ajal. Aga kui ma nagu peaks valima 1200 euro eest, millega kunagi Edge müügile tuli, siis ma ise ostaks Samsungi valikus kindlasti ja mu tahas õhukest telefoni või väikest telefoni, ma ostaks kindlasti enne Flipi ja voldiks seda, kui ma ostaks Edge'i. Vaat see on nagu mõttevisi küsimus. Mina vist isegi täna ütleks, et ma täitsa võtaks selle Edge'i samuti või ma võin võtta sama hästi Flipi ja seda mitte voltida. Et siis ta võib olla umbes samasugune, aga just see telekaamera puudumine, kuna mulle millegi pärast meeldib just seda telekaamerat aeg-ajalt. Kummalgi neist ei ole ju telekaamerat. Kummalgi neist ei ole just, et siis pigem mulle väga meeldib, et minu suurel Pixlil ja isegi täna ka väiksematel Pixlitel kõigil on telekaamera Prool ja nüüd ka vist tavalisel, eks ole, et see on hea argument, mida kahjuks Airil ei ole. Nüüd mul tuli meelde kaameratest rääkides, mida ma ennem tahtsin öelda, mis ma ära unustasin, oli see, et mul tegelikult on plaanis natukene jonnida just selle sama või rääkida oma arvamust selle Zoomi nii digitaalse kui optilise koha pealt, aga ma räägin seda ülejärgmine saade, kui mul on olemas telefon, mille üle ma seda kurti saan. Nii et siis ma saan seda pikemalt arendada. Nii, aga mis me siis järgmiseks räägime? Kas räägime järgmisest uudisest, mida võib-olla me pole oma käega veel proovinud, aga mis ka üllatab siin vähemalt ühte kategooriat, räägime droonidest. Ja DJI on Hiina tootja, drooni maailma vist kui ta kroonitud veel ei ole kuningas, siis kroonimata kuningas kindlasti. Ilmselt on kroonid on ka olemas. Kroon paistab kaugele. Paistab kaugele, lendab ringi. Kui DJI ikkagi välja toob midagi, siis on sellest oluline rääkida, väga oluline toote uuendus. Ja nüüd üsnagi, ootamatult on vale sõna, aga võib-olla üllatusena tuli välja Mini 5 Pro. DJI Mini seeria siis järjekordne lennuk, nelja rootoriga lennuk,
Mini teatavasti on mini, mis ta siis on alla 250 grammi vist kaalub lausa, et on see pisidroon. Ja sellel on üks väga kõva siis uuendus sees, et teeb jällegi üli head pilti tänu väga suurele sensorile. Ja no sensor oli enne, ma ei tea, ma olen segamini, kuidas öelda, enne, ma vist vale öelda, enne ikkagi jah, enne on vist see, et kui sa oled järjekorras kellegi ees või ühesõnaga jah, nüüd mõte läks mujale, et seda võite järgi vaadata, kas siis enne või ennem oli Mini 4 Pro'l üks jagatud 1.3 CMOS sensor ja nüüd tõesti 5 on siis nagu 1 tollist tüüpi. Nii et ta on läinud jah suuremaks ja ta on esimene sellise mõõduka sensoriga droon sellises suurusklassis või kaaluklassis. Nii et selles mõttes kõva sõna, et loomulikult DJI valikus on neid tolliste sensoritega droone küll, on seal Mavic ja oli vist ER3S ja rääkimata suurematest, aga need kõik on ka tunduvalt suuremad droonid, et 249 grammi ja kallimad jah. Et 249 grammi ja 1 tollist tüüpi sensor on kõva sõna, 50 megapikslit. Ma tahan öelda vahele, ma tahaks väga kohtuda selle inseneriga, kellele anti töö see 1 gramm alla saada, et saab seda müüa kui alla 250 grammist drooni. Nii see on nende kõikide väikestega ju olnud juba, ma ei tea, kas alates mis iganes minist, nad kõik on olnud väikesed ja see Euroopa regulatsioon ja selline on. Olgugi, et selle regulatsiooni puhul lisandub küll alati sinna, mis see klausel ka, et kui droonil on kaamera küljes, siis ta ikkagi vajas seal juba mingisuguseid lube, aga see läheb jälle praegu minu kompetentsist välja, ma peast ei mäleta seda, et üks asi on see kaal ja teine asi on see ka, et kuidas see kaamerate pool seal on, aga igal juhul, kui ta on kerge jah, siis tõenäoliselt kohe neid, kuidas ma ütlen, Maverick või mis raketid need on, et Himarseid ei kasutata selle alla laskmiseks. Loota võib, kuigi ma kuskil Poola seal idapiiril neid ei lennutaks ikkagi. No võib-olla ei taha, näiteks täna kogu see drooni lennutamine on natukene selline jah, et sa kunagi ei tea, kas Himarast tuleb või ei tule. Just. No aga 1-tolline sensor tegelikult on kõva asi, see toob endaga kaasa automaatselt igasugu paremat, mis on ööd, hämaras on ju parema kvaliteediga kvaliteet, dünaamiline ulatus, mida iganes. Just, aga sellega ei piirdunud ainult, et see sensor seal läks ka veel paremaks, kui ööst rääkides tuli sinna juurde lidar, mis samuti on asi, mida on täna väga vähestel droonidel ja nüüd sellel Mini 5 Pro'l ta on siis ettepoole vaatav lidar ja väidetavalt võimaldab see ka öösel siis lennata niimoodi, et takistused ei saa takistuseks, et droon näeb, muidu tal on see takistuse tuvastus nagu ikka siis täisringi ulatuses, kui me eksiga üles-alla. Ta peaks olema väga takistuste teadlik droon ja nüüd öösel on siis ka lidariga ettepoole vaatav takistusteadlikkus. Ja siis kolmas asi, mis on ka suur asi, kui just parajasti te tahate luua sisu vertikaalses formaadis ja mitte ainult, et vertikaalselt võimaldas ka 4 Pro seda kaamerat seal ees keerata, siis Mini 5 Pro'l mõnevõrra sarnaselt nagu Mavic, oli see vist Mavic 4 Pro või millest me ka saates rääkisime. Gimbal pöördub nüüd 225 kraadi ulatuses, et mitte siis nüüd päris täisringi, aga ikkagi sa saad dünaamiliselt siis ka seda, roll on see inglise keeles, see on siis see vertikaalsuund. Et sa saad seda siis ka dünaamiliselt sujuvalt muuta, teha siis mis iganes ägedaid kaadreid, et droon lendab ikkagi horisontaalselt, aga Gimbal seal ees teeb trikke ja saab ennast keerata, et sa saad siis teha selliseid šeffe kaadreid, mida muidu ei saanud seni vähemalt sellises suurusklassis teha, et ta saigi teha ainult suurema Mavikuga. Ilmselgelt nende, ütleme, sotsiaalmeedia ja sellise sisuloojate jaoks väga-väga mõistlik on ju droon. No jah, tegelikult ka 4 Pro võimaldas seda 90 kraadist või vertikaalkaadrit, aga just see, et sa saad lennu ajal seda dünaamiliselt muuta siis nii landscape'is kui ka vertikaalkaadri puhul, et see lisab selle võimaluse juurde. Aga 4 Pro ei teinud seda mingisuguse kroppimise kaudu või kuidagi, vaid keerutas ka, jah? Minu arvates 4 Pro'l ikkagi kaamera keerdus või pöördus füüsiliselt, mitte siis ei kropitud ja aga siin ta siis dünaamiliselt liigub, et need 3 nii-öelda spetsifikatsiooni täiendus siis teevad tast veelgi ägedama drooni jälle, sest kui praegu nagu kõrvutada DJI enda mudeli valikutega, siis üsna sarnaste parameetritega on ER3S, tõsi ER3S-il on küll telekaamera juures, et see on nagu üks suur lisa, aga kui me võrdleme neid põhikaameraid, kui see tele ei ole oluline, siis tegelikult ER3S on ka tollise sensoriga ja samas klassis megapikslid on seal taga
ja samas klassis optika on seal taga, nii et nagu põhikaamerad on Mini Pro'l ja ER3S-il väga sarnased. Ja kõik muud parameetrid on ka väga sarnased, aga Mini Pro paneb siia nüüd juurde selle keeratava või pööratava gimbali, et ER3S-il peaks vist ka olema lidarit, kui ma nüüd jälle ei eksi. Nii et selles osas ei ole vahet, aga teoreetiliselt Mini Pro siis põhikaamera osas ei jäägi nagu vaatajad alla, tal ei ole küll telet, aga ta on kaalult ju ligi 3 korda kergem. Ja ka hinnalt on ikkagi odavam, küll tõsi, mitte siis 3 korda odavam, aga ikkagi soodsam. Ja kui sa nüüd võrded Mini Prod 4-ga, no siis ilmselgelt ei ole midagi võrrelda, sest 4 on lihtsalt vanem mudel, täna on muidu täpselt sama hinnaga ka. Nii et ei ole 5 Pro läinud sugugi mitte kallimaks, hind algab, kas see oli 799, siis Fly More kombo oli 999 ja 1129 oli siis selline Fly More kombo, kus on ekraaniga pult. Nii et hinnaklass ka sama nagu 4 Pro. Nojah, ühesõnaga DJI jätkab ikkagi seda nagu samm haaval oma toote reviisi nagu uuendamist ja paremaks tegemist ja kindlasti väga ahvatlev valik, kes tahab oma. Just ikkagi selle drooniklassi puhul tasub just neid mõõte rõhutada, et see on nagu kõige olulisem, kui me rääkisime, et iPhone Air on õhuke, aga näed seda ja kolmandat asja ei tee, siis praegu DJI on üritanud just sinna võimalikult väiksesse kaaluformaati suruda ikkagi nii palju nüüd ägedust, kui jälle annab. Ja iPhone Air, mul tuleks kohe mõte, et mis see kõige raskem iPhone on, Pro Max, 17 Pro Max kaalub 233 grammi, nii et jah, DJI droon on sellest tsipakene ainult raskem. Lendab ringi ja teeb kõike muid asju veel ka öösel. Nii, aga lähme siis edasi. Ja võib-olla räägime hoopis ühest teisest natukene veidrast loost, mis ei olegi nagu otseselt uudis, mis ei ole ka otseselt mingisugune toote arvustus või ülevaade, mida ma olen teinud, aga naljakad lood on hakanud kogunema ja mõtlesime, et huvitav oleks neid lugusid jagada. Ja need lood puudutavad siis ühte populaarset telefoniseeriat, milleks on Samsungi Flip seeriad. Teatavasti Flip on siis see Samsungi telefon, mis käib nagu pärlikarp või puudrikarp niimoodi kokku. Klõpsatad kokku lahti palju kordi ja Samsung lubab, et võid klõpsutada väga palju kordi, aga kõik on, ekraan toimib. Aga Glen, sa oled kuulnud inimestelt nüüd selliseid olukordi, kus tegelikult klõpsutad ja varsti see asi laguneb laiali. Jaa, see lugu sai alguse tegelikult ühest minu heast sõbrast, ütleme siis nii, kellel on Flip olnud juba mitmeid põlvkondi ja kes on siis vahetanud ekraani kilet seal sellise suhteliselt regulaarse intervalliga, ehk et see intervall on olnud originaalkile puhul aasta. Ja siis selliste nurgataguste jutumärkides kilede puhul pool aastat. Ja siis nüüd ostis ta siis eelmisel aastal omale Flip 6 ehk siis eelmise Flipi ja see kile, originaalkile siis pidas vastu täpselt aasta ja siis hakkas selle murde koha pealt jälle natukene mullitama, et eelnevalt need nii-öelda nimetame neid libakiledeks või nende kogemus oli siis Flip 4-ga. Ehk et Flip 4-ga oli ka nii, et pidas vastu aasta, hakkas mullitama ja siis ta läks vahetama kilet, mitte siis ametlikku esindusse, vaid Lasnamäe tsentrumisse, ütleme selle kohaga välja, sest see oli väga head kogemused ja Lasnamäe tsentrumis siis üks tädi pani peale mitte originaalkile, see pidas vastu pool aastat ja peale poolt aastat pani siis jälle mitte originaalkile ja see pidas vastu jälle pool aastat ja peale seda ostis ta nüüd Flip 6 ja kile pidas vastu jälle aasta ja lagunes jälle ära, et see oli nagu selle jutu sissejuhatus. Uurisin ka natuke siis mujalt, et ei jääks see selliseks üksikjuhtumiks ja muide ka meie kirjakasti on tulnud paar vähemalt sellist küsimust ka nende kilede kohta ja isegi ka mingit tagasisidet natukene ka samal teemal, et see kile hakkab sellest liitekohast nagu siis eralduma ekraanist, et kas see on normaalne ja mis siis teha. Ja leidsin veel paar inimest, kellel ka oli just nimelt Flip 4-st alates tegelikult väga sarnane kogemus, et aasta peab see kile umbes vastu ja siis mindi uut kilet vahetama ja siis võtsime veel sihikule meie ühe hea kolleegi, nimelt Indrek Jakobson on ka vist elupõline flippide kasutaja, nii palju kui elu ja põlisus neid flippe võimaldab üldse kasutada. Ja tema kogemus oli hoopis selline, et ta ütles ka, et see kile peab seal vastu umbes tükkis aasta,
aga noh, ta ei hakanud suurt numbrit tegema, et kui kile sealt lahti tuli, siis ta võttis terve kile ära ja ütles, et siis läks elu ka väga ilusaks ja mitte midagi ei läinud üldse halvemaks, aga tõsi ta on see, et Samsung ametlikult ütleb, et ära võta ikkagi sealt kilet ära. aga kui sa 1 aasta oled kasutanud ja siis hakkavad asjad juhtuma, see peaks ju olema põhjus mitte minna Lasnamäe tsentrumisse, vaid minna ametlikku garantiisse. See on hea tähelepanek, nii Meelis, sa tahtsid midagi vahele lisada? ma tahtsin seda vahele öelda seda, et sama asja jätkuks mina tean ka vähemalt ühte inimest, kellel on just Flip 4. Noh, ta ise ütles mulle, et ekraan läks pooleks, ma ei tea, kas see kile läks pooleks või läks ekraan pooleks, aga ta ostis igal juhul mingi hetkel siis uue tavalise telefoni ja enam volitavat ei ostnud, nii et küll aga olles ise siin testinud Flip 7, siis minu nägemuses seda tavalist kilet enam Flip 7 peal ei ole. Mulle tundub, et Samsung on ja ka Foldidel ei ole enam sellist kilet nagu vanasti oli, et mulle tundub, et on teinud midagi nüüd sel aastal nagu teistmoodi selle ekraaniga, et sellist ära käivat, lihtsalt eemaldatavat ja vahetatavat kilet seal peal enam ei paista, et ma tean, et näiteks Flip 5 ja 6 puhul oli mind häiris see, et kui olid polariseerivad päikseprillid, siis see sisemise ekraani kile ja ka välimise ekraani kile oli tegelikult polariseeritud, ehk siis päikseprillidega ei näinud seda ekraani, siis uutel on see mure lahendatud, mis tähendab seda, et kile on nüüd teistsugune või üldse puudub või on ekraani sees, eks ole. No jah, nendel vanematel ikkagi ma ütleks, et vale on võib-olla öelda, et see kile oli seal kohe umbes mingi selline asi, kus sa said kohe näppu serva taha ja lubasid ära tõmmata. Ja tegelikult ei tohtinudki nüüd ise ära võtta. Aga ikkagi sa näed, et seal peal on kile, aga jah, siis Hindrek ütles, et tema ei viitsinud elu teha keeruliselt, võis kile ära. Ja kõik on ka hästi läinud seni, ehk et tema kogemus oli see, et ilma kileta ekraan toimib ka, aga seda me kindlasti ei saa soovitada, sest tegin ka taustauuringud ja see rikub ka vist garantii tingimusi. Just, et Samsung ikkagi ise ütleb, et see kile on sealt tehases paigaldatud kile ja see kile peab seal olema, sest muidu asi on halb. Aga ühesõnaga, see oli jutu esimene pool, kui te ostate omale siis tänase seisuga, ma ei tea, Flip 7, nüüd ei ole keegi aasta saanud testida kahjuks, aga vähemalt Flip 6 kohta see kehtib. Et kui aasta möödub ja see kile sealt lahti tuleb, siis te olete olukorras, kus te peate minema omale panema uue kile. Ja nüüd tuleb selle jutu teine pool. Et see teine pool on natuke selline, võib-olla mitte siis, kuidas ma ütlen, kõige teaduslikum katse, aga siiski, kuna see on kasutaja kogemus, ma arvan, et on sellest aus rääkida. Ja see tähendab seda, et siis minu mainitud sõber suundus nüüd sedapuhku Flip 6-ga Ülemistesse. Ülemistes on selline, on see siis ametlik Samsungi pood, või seal on mingisugune pood, mille ukse peal on silt Samsung ja justkui müügil on ainult Samsungid. Ja seal siis läks ta uksest sisse ja ütles, et näed, kilega on pahasti, et äkki me paneme originaalkile. Ja seal pandi siis originaalkile peale, aga paraku järgmisel päeval oli see kile samasugune nagu siis, kui ta sinna poodi läks. 1 päevaga nii siis oli originaalkile. Just. Lagunenud. Ja siis ta läks tagasi ja ütles, et päris nii vist ei tohiks juhtuda ja siis pandi seal peale uuesti originaalkile, aga see lõppes täpselt sama tulemusega. Ja siis öeldi seal poes, et nüüd on küll lugu selline, et nemad ei oskagi enam midagi väga täpselt öelda, et nüüd peaks siis minema ametlikku, kes Eestis teeb siis hooldust Samsungile, aga garantiihooldust, selle ettevõtte nimi on DSC. Ja et DSC-sse tuleks suunduda ja DSC siis vaatab, milles on siis nüüd asi, et kohe niimoodi juhtub. Aga DSC-ga oli siis konkreetsel inimesel see probleem, et DSC ei tee seda tööd ootena, ehk et sa pead andma oma telefoni siis ametliku kirjelduse järgi või nõudmiste järgi kuni 3 päevaks neile, võib-olla nad teevad tõsi küll kiiremini. Aga talle see kohe üldse ei sobinud, ta tahtis seda tööd teha kiiremini, et telefoni ei olnud tal aega ära anda. Nii et temal jäi DSC kogemus saamata ja ta läks siis tagasi Lasnamäe tsentrumisse, kus tal pandi jälle peale libakile, mis kestab tal siiamaani. Nii et see on nüüd see konkreetne kogemus, et väga kummaliselt siis läksid asjad seal ametlikus poes ja DSC-s seda ei jõudnud, aga Lasnamäe tsentrumit siis tuleb reklaamida, et seal pannakse pooleaastased kilesid, mis tunduvad, et kestavad. Aga DSC-ga siis mina omalt poolt võtsin ka ühendust ja küsisin, et kuidas siis selle kilede ja vahetamistega need asjad on. Ja kas seal on garantii või ei ole ja mis see kõik tähendab. Ja DSC mulle vastaski väga põhjalikult ja ütles, et jaa, et eraisikule tähendab see ikkagi garantiid 2 aastat ja ettevõttele aasta. Ja kui ikkagi on näha, et see kile seal siis kuidagi kasutaja ei ole tõesti midagi väga destruktiivset oma telefoni ekraaniga ette võtnud, siis garantii katab selle vahetuse. Kas nad lubasid ka seda, et see destruktiivsus peab välja paistma sealt kile pealt?
Vaat see nüüd läks jälle liiga detailseks. Lihtsalt ma olen kuulnud ja ma ei oska praegu öelda, nagu mul ei ole ühtegi dokumentatsiooni selle kohta, aga ma olen kuulnud, et Samsungi nii-öelda siis mitte esindajad, aga ametlikud hoolduspartnerid kipuvad näiteks ekraaniga garantiisse toodud asjadel ütlema, et sellele garantii ei kehtist, no leidsime tagaküljed pisikese täkke. Okay. Et selliseid asju nagu mis on jaburad, eks ole, et see on ka nagu halb tendents. Aga tsiteerides lausa selle peale siis DSC, mulle võib segam, DSC ikka mitte DCS, DSC ametlikku vastust. Kui on garantii aeg ja seadme seisukord võimaldab kilet vahetada, siis saame vahetada kile garantiilisena. Nii et kas see nüüd täkke või mis iganes seda mõjutab, nad seda teevad. Aga küsisin neilt siis nagu veel küsimusi, ütlesin juba ära, et eraisikule on garantii 2 aastat, ettevõttele aasta. Ja kui on seadme garantii läbi, siis kilevahetus nende juures maksab umbes 30 €. Olgu öeldud, et Lasnamäe tädi vahetab kilet 15 €. Aga kui DSC vahetab kile ära 30 €, annavad nemad veel vahetatud kilele ka garantii 3 kuud. Nii et see ikkagi tähendab seda, et kui te nüüd olete Flipi omanik, on teil aasta, olete eraisik, garantii igal juhul kehtib, lähete DSC-sse, saate tasuta uue kile, ma saan aru, ja nad ka garanteerivad, et see kile on seal peal 3 kuud, aga võib arvata, et kui juba see nii-öelda Lasnamäe kile püsib seal 6 kuud, siis tahaks öelda küll, et DSC kile äkki püsib veel kauem. et seda testi meil otseselt ei ole. Selline huvitav probleemide ja lahenduste rägastik on siis flip-telefonidega. Ma ütlen korra vahel lihtsalt võib-olla kuulajatele, miks me sellest räägime ja neid lugusid oleme siin kokku kogunud ja jagame, et kui üldse tulid turule volditavad telefonid, esimene mure oli muidugi kauas ekraan vastu peab ja mitu põlvkonda on mööda läinud, tarbijates on kasvanud usaldus, et see probleem on lahendatud, et nad ei lagune ära, kaitstud selle tootjapoolse kilega, tootjal on ju vastutus garantii näol. Ja ometi nagu on ikkagi veider kuulda, et siin veel nii värskete mudelitega, nii hiljutiste mudelitega on see, et tootja aastaga see kaitsekile laguneb, siis pannakse ametlikus esinduses uus, kui pannakse ja öeldakse, et ja siis peab päeva vastu. See on täiesti nagu koomiline, et ma ütlen siinkohal ei saa muidugi teha liiga suuri järeldusi, sest tõesti me ei teinud seda ajakirjandusliku eksperimendina, nii et läks 10 inimest sinna seda vahetama. Aga fakt on see, eks ole, et nii see seal juhtus, sealt suunati siis konkreetne inimene DSC-sse, tema läks Lasnamäele, tal pandi uus kile ja see Lasnamäe kile ka kestab tunduvalt kauem kui päev tänase seisuga. Et igal juhul seda võib siis väita, et vähemalt ühel inimesel see kompetents seal või nende kilevahetuse kompetents ülemistes ühe inimese puhul üldse kohe ei toiminud. Aga DSC puhul ilmselt on kilevahetuse kompetents väga hea, sest ma ütlesin veel, et siin olid 2 inimest, kellel oli DSC kogemus ja neil oli DSC kogemus väga hea. Et vahetasid ära, maksid küll selle eest raha ja kõik toimis. Ilmselt me järgmisel aastal, aasta pärast saame võib-olla rääkida rohkem, kuidas need uuemad mudelid on vastu pidanud ja me rohkem saame rääkida võib-olla sellepärast, et väidetavalt või numbrite põhjal on see aasta võib-olla hoopis volditavate telefonide aasta, sest et küll suurematel tegijatel just nagu siis suuremate ehk siis fold tüüpi, raamatutüüpi volditavate puhul, sest nii Samsung kui Honor on teatanud, et nende selle aasta suured volditavad on müünud kuskil 70% rohkem kui eelmisel aastal. Samsungi puhul on see loogiline, sest uus mudel on õhuke ja äge, eks ole. Ja ka Motorola siis nii-öelda flipi tüüpi volditav, millest me just rääkisime, on sel aastal olnud märgatavalt edukam kui eelmisel aastal. Siis võib-olla on nüüd käes see volditavad telefonide aeg ja järgmisel aastal me saame rääkida suurema müüdud koguse pinnalt, et kuidas need uued mudelid on vastu pidanud. Ja võib-olla järgmine aasta selleks ajaks on olemas ka Apple'i volditav, mis nagu selle uue hoo sisse tõmbab sellele volditavad telefoni. Jah, ütleme, et siin keeruliseks teebki, et meie selliste testijatena ju reeglina telefone ei kasuta nii kaua, et ainus testija tõesti meie ridadest oli siis Indrek, kes kasutab seda kauem, aga muidu ei saa ju teada, et sa võid siin voltida küll. Teine variant ongi see, et sa hakkad siis iga päev tõeliselt voltima, nagu siin ka tehti, aga see ei ole võib-olla ka päris see. No see ei ole päris elus kasutuse emulatsioon ikkagi. Just. Ja kui ma vaatasin ka tegelikult neid Samsungi garantiitingimusi siin maailma mastaabis, siis peab DSC kiituseks ütlema, et see oli nagu üllatus, et nemad sellist garantiiga vahetuse juttu ikkagi pakkusid, sest enamikes regioonides
jäi see nagu häguseks, et väga konkreetselt näiteks Samsung Kanada ütles, et ei ole kilevahetus kaetud Samsung Limited Warranty policy'ga ja ka teistes regioonides oli ta selline nagu hall ala. Siin on nagu kaks asja, esimene asi on see, et mujal suuremates riikides üritab Samsung sarnaselt Apple'ile müües nii-öelda enda seda lisagarantii teenust, mis siis asju katab. Ja teine asi on see, et Euroopas on tarbijate õigusega sealhulgas ka see, mida peavad tootjad garanteerima palju suuremad, kui on Ameerikas või Kanadas, eks ole. Aga ma võib-olla siia poolitavate juurde viskan veel ühe kiire uudise tänasest päevast, kui me juba rääkisime siin Foldist ja Flipist, siis uued Fold 7 ja Flip 7 tulid teatavasti suvel välja Android 16 ja One UI 8 ehk Samsungi uuema tarkvaraga, mis oli seni ainult volitavalt saadaval, siis nüüd täna jõudis Eestisse ka S25 seeria telefonidele One UI 8 ja Android 16, nii et kui te tahate uuemat Androidi ja paremat turvalisuse nii-öelda kaitset, siis uuendage oma telefonid ära. See uuendus on väga suur, see on 4 giga suur, nii et see võtab aega, kui teil alla tuleb, aga ma arvan, et see on seda väärt. Muide, rääkides uuendustest ja võib-olla me saame sellest veel tulevikus rääkida, sest ma võtsin kasutusse ka, nagu öeldud, Samsung S25 Edge telefoni ja pidin siis seal ka oma kasutatavad äpid nagu taas käima tõmbama. Üks nendest äppidest on WhatsApp ja see saaga on minu jaoks tänase seisuga pooleli, sest kõikides minu seadmetes on WhatsApp nüüd blokeeritud, sellepärast et kõigepealt seal Samsungis ta blokeerus kohe, jäi kuskile õhku rippuma see ühendamine ja siis juba visati mind välja kõikides minu seadmetest ja olen suhelnud WhatsAppi klienditeenindusega ja vaatame, kuhu see asi välja jõuab. No just, et kindlasti jõuame rääkida sellest, kas kliendi peal on juba rakendatud EU chat control'i, ta on nagu varane kasutaja või mitte. Aga ma gigabaitide kõrvale, sa tuletasid mulle meelde meilis, et väljas on ka uus operatsioonisüsteem iOS 26, 6 gigabaiti. Nii et ka suur uuendus, mis tuleks ära teha. Taas jällegi tasuks ära teha, et sellest jõuame ka rääkida täpsematelt ülevaatustelt, mida seal uut on. Muide, ma lisaks veel selle uuenduste kohta ka veel korraks vahele võib-olla sellise, heas mõttes sellise sarkastilise märkusena ikkagi, et vaadates nagu iPhone'iga esitlust, siis täna ka sellise poole silma ja kõrvaga, siis tuleb küll tunnistada, et Androidi omanike jaoks olid nii mõnedki asjad seal sellised, et mis mõttes need nüüd tulid iPhone'ile. See on iga aasta nii. Et see oli ikka nagu vaatad küll, et nüüd on meil see ja see mis iganes, need circle to search jäi mulle meelde ja mingid sellised omadused ja funktsioonid, mis tõepoolest on Androidi maailmas ammu olemas. Kui need tulevad iPhone'ile, on see väga suur asi ja neid saab presenteerida. Ja ka vastupidi, et mina olen siin viimasel ajal testinud jälle Hiina telefone ja nii Honor kui Xiaomi on oma teemapoodi üles pannud ametlikud või poolametlikud klaasdisainiga teemad, mis meenutavad iOS 26 ja need on uskumatult halvad. Nagu oma ühtluse ikoonide kvaliteedi poolest. Eks ta nii on, et tegelikult Apple teeb mõningaid asju ju kahtlemata väga hästi ja ei saagi vaielda, disain ja ka kohati kasutusmugavus ja mis iganes. Aga samal ajal mõndade funktsioonide ja AI-st nüüd siin praegu rääkimata kasutusele võtta on selline konarlik ja sealpool on Android ja Google tegelikult kas nüüd öelda valgusaastate kaugusel, aga ikkagi nagu ees, tuntavalt ees. Ja et ühes asjas on üks ees, teises asjas on teine ees, et mina ütleks, et ma ei ole küll suur iOS-i fänn, aga mulle vähemalt nagu visuaali poolest see uus Glass UI tegelikult meeldib ja see ühtlus ka, et kus ta on nagu kõigi erinevate Maci või Apple'i toodete puhul nagu ühtlane, eks ole, et see tegelikult on ikkagi ja lisaks siis Apple'i suur jõud, et kui Xiaomi teeb omale kloonib selle lahenduse ja teeb samasugused klaasist ikoonid, siis kolmandate arendajate ikoonid ei ole klaasist, eks ole, see on nagu väga kohutav ja kole, siis Apple ju suudab sundida nagu kõiki ikoone ühtlaseks ja ilusaks ja korralikuks, eks. Ja see tähendab, muide tuletab meelde veel gigabaidi uudiseid, et sa Meelis jälle tuletab mulle meelde, et ka mul Mac valmistub macOS 26 Tahoe tõmbama 8 gigabaiti, mis nõuab veel rohkem vaba ruumi arvutites. Inimesed uuendage ja räägime teile ka peagi, kas siis on ühtlane see mulje erinevates nendes seadmetes või mitte, aga selles on sul õigus, et neil on vähemalt väga ühtne lähenemine. Kas see ka päriselt see klaasist, kasutajaliidest nii-öelda klaasist on
on kasutatav või mitte. See on maitsasi, eks ole. Saame jagada lähinädalatel. Aga no ikkagi tuleb öelda küll kummalisel kombel, olgu, et maailm on suur, siin on inimesi palju ja disainerid on palju. Et mingil põhjusel Apple ikkagi jätkuvalt näitab sellist disaini teed, et kas tahtmatult või siis mitte, ikkagi teised kuidagi jooksevad järgi, et no kas tõesti nagu tuli välja MacBook Air, kui me vaatame täna arvuteid, siis me keegi ei ütle, et wow, et näed, et MacBook Air on nüüd täpselt selle arvuti moodi. Me ütleme alati vastupidi, et see arvuti on täpselt MacBook Airi koopia. Et ikkagi ta kipub olema niipidi, et kopeeritakse ikkagi Apple'i tooteid. Ja see probleem on tegelikult ka ju nagu tarkvaras ja eriti on see just nagu me varem rääkisime Hiina tootjate puhul, et nad ikka üritavad Apple'it väga-väga intensiivselt kopeerida ja ma ei saa sellest aru, et kui sa just Glenn ütles, sa avastas oma Pixelis nagu uue Androidi disaini, siis see ju näeb tegelikult ka väga eriline välja ja on nagu omapärane, et miks me peaksime kopeerima kedagi teist, üritama olla samasugused, kui me võime olla erilised ja Samsung nagu siin võib natuke kiitust saada, sest nad on küll natukene Apple sarnasemad kui Google, aga nad on siiski nagu veel ikkagi enda näoga, siis enamuse hiinlaste kohta me seda enam öelda ei saa ja see on tegelikult ära ütlemata kurb, sest et noh, unikaalsust võiks ikkagi ja sellist erilisust võiks rohkem olla. No võiks ja no tõesti selle koha pealt Google tõesti selles Androidi maailmas ka oma telefonidega, Pixelitega teeb ägedaid lahendusi, mis ei ole Apple'i koopiad ja on natuke teistmoodi ja on ka kihvtid. Et hiinlased tõesti on väga sellel kopeerimise rajal, et Samsung kuidagi laveerib seal kusagil nagu proovib natuke vahepeal, et natuke ikka võtame seda disaini malli nagu praegu on moes ja proovime sinna teha midagi juurde. Aga tegelikult võiks selle nagu ära unustada, et mulle just tundubki, et Apple'i puhul tuleb tunnustada nagu seda julgust, et me teeme selle täna nii, okei, me oleme võib-olla ikkagi mingisuguste trendide siin kuidagi vaatame, et kui see vanker pärast trendi vanker veereb seda pidi, et siis me teeme neid asju, aga üldiselt ikkagi kas või iPhone Air näitab, et näed, et me tegime täna sellise disaini, sellise suurusega, võtsime need asjad ära ja tõime selle päriselt müügile. Nii on ja meie omalt poolt anname lubaduse, et hoiame teid nende muudatuste ja uuendustega kursis ka järgmistel nädalatel. Täna sel nädalal tõmbame saatele joone alla, ütleme aitäh, ütleme kirjutage meile, saatke meile oma kommentaare, mõtteid ja uudiseid, mida tahate jagada aadressil digisaade@geenius.ee. Ja meie läheme nüüd ära, oleme tagasi nädala pärast. Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid.